Tere päevast! Käes on neljapäev ja sa oled vaatamas minu aklimatiseerumise vlogi. Ma jõudsin eile hommikul oma Sri Lanka puhkuselt tagasi. Loodetavasti on see vlog juba üleval. Ja nüüd ma jõudsin just koju. Ma käisin silmalaseris silmakontrollis. Millalgi ma sellest rääkisin ka, et ma käisin 6 aega tagasi. Siis selgus, et mul on silmad väga kuivad. Ja ma sain range režiimi 5 korda päevas tilkasid panna silma. Ja seda olen ma nüüd teinud. Ja olukord on parem. Aga ma peangi jätkama selle sama režiimiga, sellepärast et lihtsalt need silmad on tõesti sellel kütteperioodil nii, ma tahtsin öelda, külmad, kuivad. Nägemine on siiski korras, nii korras kui saab olla, nii et see on nagu väga tore. Lihtsalt ongi see silmade kujuvus on siuke väike probleem. Aga ma mõtlesin jah, et ma võtan teid siia nädala lõppu endaga kaasa, ega ma ise ka täpselt ei tea, mis tulevas on, aga ma tean, et tuleb siuke töine nädalavahetus pigem, sest et põhimõtteliselt ma ikkagi peaaegu 2 nädalat pole tööd teinud, nii et nüüd on omajagu teha. Ja kuna silmalaser on Stockmanni kaubamajas, siis ma käisin Stocki toidukast läbi ja võtsin oma lemmiku krevetisalati. Nii et seda ma söön praegu lõunaks. Ja siis mul on vaja meilidele vastata ja hakatagi tegelikult seda Sri Lanka vlogi kokku panema. See tundub jube töö, sellepärast et materjali on omajagu. Ma tegelikult ei kujuta ettegi, kui palju. Ja mul on segamini nii telefonis kui ka kaameras materjali. Sest et mingitel momentidel, kui oli nagu mingi üllatav asi vaja filmida, siis ma kiiresti võtsin lihtsalt telefoni, kuna see oli rohkem käeulatuses, nii et jah, telefoni klippe ka on sinna sisse päris palju. Ja siis hakata sorteerima, et kõik oleks ajaliselt õiges järjestuses ja loogiline ja Kuigi ma magasin täna öösel 12 tundi, sest et mul tuli uni juba 8 ajal õhtul. Sest et Sri Lankal see on siis 11:30. Ja umbes nii ma magama läksimegi iga õhtu. Siis ma tunnen ikkagi, et ma olen veits juba uimane. Nii et sellepärast ma ütlen, see on aklimatiseerumise vlog, kus ma üritan jälle oma tavaellu sukelduda. Aga lihtsalt veel pean ütlema, et see oli nii hea puhkus. See oli tõeline puhkus nagu selles suhtes ka, et jah, me avastasime, käisime erinevates linnades seal, aga me ikkagi väga palju nagu lihtsalt puhkasime ka, nagu et olimegi rannas ja töömõtted olid täiesti välja lülitatud. Ja ma ei mäleta sellist aega, millal see mul viimati oli, nii et nagu see oli kõik see, mida ma vajasin, see oli täpselt see, mida ma ette kujutasin. Ja veelgi parem, nii et ma olen lihtsalt nii õnnelik, et ma sain endale lubada seda puhkust ja et me Aleksandriaga saime käia koos, sest et me avastasime, et me klapime reisikaaslastena ka väga hästi. Nii et tahaks kindlasti kohe veel kuskile koos minna. Aga ma nüüd sööngi vist seda krevetisalatit ja siis tegelikult mul on nagu see probleem, et mul on pool kohvrit lahti pakitud. Seljakott on lahti pakitud. Ma käisin siis seljakoti ja suure kohvriga. Aga jah, pool kohvrit on veel lahti pakkida ja nagu veitsike bardakk on siin kodus ja see häirib mind. Aga siis samas ma mõtlen, et mul oleks praegu õigem aeg nagu asuda tööasjade kallale, kui teised inimesed ka veel tööd teevad ja meilidele vastavad. Nii et ma vist jätan selle koristamise natukese hiljemaks. Ma olen nüüd viimased, ma ei tea, 45 minutit istunud seal samas kohas, kus viimane klipp oli tehtud ja järjest lihtsalt vastanud meilidele, mis puhkuse ajal tulid. Ja üks viis, kuidas ma kavatsen oma sisseelamist siia kodusesse ellu mõnusamaks teha, on see, et kuna vastlapäev oli 17. Ehk siis päev enne, kui ma tagasi jõudsin, siis mina nüüd tähistan tagant järgi. Ma käisin teil näha, ma panin herned likku hommikul ja ma teen täna hernesuppi. Minu hernesupp on natukene teistsugune kui klassikaline hernesupp. Seda ma olen kunagi siin näidanud ka, kuidas ma seda teen. Ja saate aru, ma tahtsin ise seda üles leida, sest mul ei ole seda EMS-i retsepti kuskil kirjas.
ja no ei suutnud leida. Ma panin lihtsalt YouTube'i sisse Kaisa hernesupi retsept. Ma ei tea, igatahes niimoodi ma ei leidnud, aga ma tean, et ma olen kunagi seda teinud. Siin oma YouTube'i kanalil igal juhul ma leidsin Empsiga chatist selle retsepti üles, nii et täna ma kavatsen siis teha seda hernesuppi, mida mina lapsena sõin. See on siis taimne ja nüüd ma lähen kiiresti Pistoriasse. Ma käisin tegelikult eile ka Pistorias, see on see pagariäri, mis on mul suhteliselt kodu lähedal ja kus on kõige paremad vastakuklid. Ma käisin eile ka seal, ma tahtsin juba eile vastakuklid süüa. Ja kui ma sinna jõudsin, siis olid need juba otsas. Nii et ma just kirjutasin neile Instasse, et kas täna on vastakukleid ja nad vastasid praegu mulle, et jah, on. Nii et ma lähen kohe ja võtan 2 vastakuklit endale ja kaaslasele ja siis ma tulen, jätkan tööga ja siis õhtul saab süüa hernesuppi ja vastakuklit. Okei, ma sain mingid olulised asjad arvutis tehtud ja nüüd ma teengi tööst pausi sellega, et ma koristan. Üldse ei viitsi, aga ma panen podcasti kõrvaklappidest käima ja lihtsalt hakkan tegema. Ma lihtsalt hakkan kuskilt otsast pihta. Ja ma mõtlen, kas ma võiks taimeriga panna, aga ma praegu ei pane sellepärast, et ma lihtsalt tean ja ma tahan selle toa lihtsalt korda teha praegu. Nii et läheb kui läheb, aga korda ta peab saama. Koristatud, ma panin kohvri paika tagasi. Tehtud. Ja Stockmannist ma ostsin paar asja veel peale oma lemmiku krevettisalati, nii et ma mõtlesin, ma näitan need ära. Ma ostsin uue voodikatte. Ma tegelikult olen juba mõnda aega tahtnud midagi heledamat. Mul on praegu seal tumehall nagu samasugune see waffle material. Aga ma tahtsin beeži ja kuna ma juba seal Stockmannis olin, siis ma vaatasin nende koduosakonda ja seal oli siis nende enda see Casa Stockmanni brändi oma 100 eurot ja minu arust väga ilus. Ja siis ma vaatasin veel ringi, ma tegelikult tahaks mingisugust roosat värvi vaasi. Nagu suuremat vaasi, just nagu kuhu siuksed suuremad kimbud panna. Siis ma vaatasingi neid vaase seal ja siis ma jõudsin kuidagi küünalde juurde. Ja mul on kodus eraldi riiul, mis on nagu, mitte küünlaid täis, aga pool sellest riiulist on täidetud küünaldega. Väga palju erinevaid küünlaid on mul. Ehk siis mul ei ole küünlaid kohe kindlasti vaja. Aga see lõhnas lihtsalt nii hästi, et ma ei saanud seda sinna jätta. Fancy Apricot on selle lõhna nimi. Aura Me on see bränd, pole kunagi näinud sellist, aga ilus näeb välja ka ja see meenutab mulle midagi ja ma ei suuda aru saada, mis asi see on. Mingit toidu asja. Midagi nagu lapsepõlvest. Ma ei tea, aga Fancy Apricot sobib minu arust päris hästi selleks nimeks. Ja et selle ostsin ka. Ja siis tuli mulle sõnum, et ILU on mulle paki saatnud ja ma ei tea sellest midagi, aga ma võtsin selle sealt kotist välja ja see on Elemise brändi karp, nii et ma olen väga elevil, sest et Elemiselt ma kasutan igapäevaselt nende cleansing balmi. Kõige lemmikum asi meili eemaldamiseks. Seega ma olen väga elevil selle paki üle. Kui lahe, kas nad nägid? Kas nad jälgivad nüüd? Ma ei tea. Kas nad nägid, et mulle meeldivad need Elemise cleansing balmid? Siin on mingi kiri ka. Hei Kaisa, loodame, et leiad Elemise toodete seast oma uue lemmiku. Sinu ILU. Siin on siis Pro Collagen Rose cleansing balm. Ehk siis nagu sama asi, nagu see
mida ma kasutan, aga lihtsalt Rose oma. See, mis mul praegu on, ma ei teagi, ka Pro Collagen, aga roosilõhnaline ta igatahes ei ole. Aga jah, see tundub nagu sama asi, aga lihtsalt roosilõhnaline. Ja siin ütleb ka, et clinically proven to increase skin hydration. Ja tõesti, ma tunnen ka, et kui ma seda kasutan, siis see on juba nagu siuke niisutatud baas kõigele muule. Ja siis on siin selline Pro Collagen Hydrating Cleansing Mousse. Seda ma ei ole proovinud, aga ka väga põnev ja läheb kohe kindlasti mul kasutusse. Nii tore pakk. Ma ei jõudnud kahjuks oma editimisega just eriti kaugele. Ma jäin toppama täiega muusika leidmise juures. Ma täpselt ei tea tegelikult isegi, et mis see mu visioon on selle Sri Lanka vlogi jaoks, et millist muusikat ma tahaksin seal kasutada, sest et minu sees oli mingisugune kindel vibe selle puhkusega seoses, aga see ei ole nagu otseselt Sri Lanka vibe ja tegelikult ma ei teagi, milline muusika seal täpselt on, kuigi meie tuk-tuki juht lasi mingit enda muusikat, mis ma oletan, et on see, mida seal kuulatakse. Aga nagu ma ei kujuta ette, et ma päris sellise muusika ka panen, aga nagu ma ei saa mingit oma tavamussi ka sinna panna, ma tunnen nagu ja ma ei tea, ma ei tea. Ja nüüd oleks aeg hakata hoopis õhtusööki tegema, nii et ma jätan tähendab selle pooleli ja lähme teeme hernesuppi. No nii, põhimõtteliselt meil on vaja siis neid kõvasid herneid, mis ma panin likku täna hommikul, porgandit, suvikõrvitsat, paprikat, kartulit, kuigi ma vaatan praegu, et mu EMS-i retseptis vist ei ole kartulit. Aga ma ei tea, minu arust kartul ikka peab supi sees olema. Ja nüüd ma vaatan EMS-i retsepti, ma tema päris täpselt nii ei tee, nagu tema on teinud. Sest et tema paneb kõigepealt siis herned keema, noh okei, seda ma teen ka samamoodi. Ja siis ta pannil teeb pehmeks need ülejäänud köögiviljad. Aga ma arvan, kartuli ma panen ikkagi koos hernestega kartulikuubikud keema ja ülejäänu ma võin tõesti pannil teha maitseainetega siis. Ja siis tal on siin kirjas. Siis teen panni keskele ruumi, lisan veel õli ja panen sinna riivitud ingverit. Kui mul on siis vürtsköömneid, võib ka jahvatatud, ei köömnatest ma ei taha midagi kuulda, kookoshelbeid, vasaföötid, koriandrit, praentsipa, segan koos köögivilja kuubikutega, valan segu pannid supipotti ja keedad kõiki koos veel mõned minutid ja ongi valmis. No võt. Niimoodi. Nii et ma pesen need herned üle, panen need keema ära ja siis hakkan teisi asju lõikuma. See supike sai. Ma lisasin sinna natukene kookoshelbeid ka ja pean ütlema, et päris hea tuli. Tere hommikust, käes on reede ja ma olen ennast valmis sättinud, et minna Maybelliniga kohtumisele, arutada uue aasta plaane. Väljas on ilus päikseline ilm, külm, aga vähemalt päike on.
Oh my god, ma olen täna vlogimisega kohutav olnud. Ma tunnen, et peale seda reisi ma olen olnud nagu veits kuskil nagu mulli sees. Nagu mõte on kuskil mujal. Ma ei suuda nagu nii kiiresti tegutseda, kui võiks. Ja tundub, et aju ka ei võta, sest et mul ei olnud lihtsalt üldse vlogimine meeleski. Aga ma käisin siis Maybelliniga lõunal ja ma käisin esimest korda sellises restoranis nagu Fume. See on Rotermannis ja nii ägeda sisekujundusega koht ja väga maitsvad toidud olid ka. Ja kohtumine läks hästi, Maybelliniga koostöö sellel aastal jätkub, küll võib-olla natukene teistsuguses vormis või ühesõnaga vaatab, kuidas läheb, aga koostöö igal juhul jätkub, mis on väga-väga tore. Ma just üks päev keegi küsis mu käest soovitusi, tootesoovitusi, mingi jumekas, kontuur, põsevana, mingi asju ja ma hakkasin nagu linke panema asjadest, mida ma tõesti nagu soovitan ja endalegi üllatuseks olid enamus asjad Maybellini tooted ja üldse mitte mingisuguse nagu tagamõttega või ega ma ei ürita kellelegi midagi müüa, vaid tõesti lihtsalt väga suur osa mu meigist on Maybellini tooted. Vot, aga igatahes peale kohtumist ma käisin Lidlis, tegin väikse shoppingu, käisin ühel pakil järgi, ma tunnen, et ma olen täiesti surnud. Teeme väikse Lidli hauli. Kõigepealt ma ostsin Panko saia, riivsaia siis. Ta on nagu siis, see natukene nagu suurem tükid. Aga mulle täiega meeldib ise mingi kana paneerida või mis, jah, tavaliselt kana, mida ma veel paneerin. No juust olen tegelikult ka paneerinud ja airfryer'is teha, nii et ma mõtlesin, et see kulub mul kindlasti ära. See oli mingi 1,50 päris suur pakk, nii et väga mõistlik. Siis olid seal soodushinnaga need Pink Stuff puhastusvahendid ja üldiselt ma küll kasutan kodus neid Medironi probiootilisi puhastusvahendeid, aga ma võtsin praegu need just selleks, et sellist heavy duty küürimist teha nagu vannitoa jaoks, põhiliselt mingi vuugivahed ja nii. Ja ma tunnen, et seal on nagu vaja midagi sellist tugevat. Nii et ma proovin need ära, ma ei ole varem proovinud. Üks on siis see pasta ja see on lihtsalt mingisugune all-purpose cleaner. Siis ma võtsin Kreeka jogurtit, kusjuures Lidli oma on mu lemmik Kreeka jogurt, väga hea. Siis võtsin 2 oma lemmik pahukest. Siis oli seal väga mõnus valmis mango, avokado. Siis mul sai oliiviõli otsa kõige parema hinnaga Lidlis terve sees, see on 750 millilitrit, 7,50. Nii et väga-väga mõistlik hind, sellest jagub mul pikaks ajaks. Siis võtsin oma lemmik cheddar juustu, reaalselt ma sööngi ainult seda juustu. Nii hea, paksud viilud, jamma. Ja siis homme ma lähen külla Issile, meil on siuke perekondlik kokkusaamine, tädi käis Roomas, mina käisin Sri Lanka, nii et jagame reisimuljeid ja siis ma ostsingi sinna minekuks viinamarju, nägid kuidagi nagu väga head välja. Siis oma seda lemmik juustukest. See on siis jõhvikatega juust. Ja siis nägin mingid sellised, mulle meeldivad need mõndade arvates kindlasti väga basic, aga just need lehtaegne küpsised mulle väga meeldivad, nii et ma võtan need ka kaasa. Ja rohkem praegu ei võtnudki midagi. Mul nagu mingisugused siuksed basic toiduasjad on olemas. Ja siis ma lihtsalt pean siin ka mainima, ma küll storidesse mõnen ka, aga mis mul tegelikult täitsa jäi kohe kripeldama, ma lihtsalt, kuna mul oli veel pakile vaja ka järgi minna ja ma mõtlesin, ma ei jõua tassida, siis ma ei ostnud praegu, aga ma täitsa mõtlen selle peale. Ma nägin seal sellist vaipa. Ma ei tea, seal oli kirjas jutevaip. Ma panen mingi pildi siia.
mida ma olen täiega nagu mõelnud osta, et teha nagu see tugitooli nurk nagu eraldada natukene nagu vaibaga justkui nagu, et see oleks siuke omaette nurgake. Ma olen sinna tahtnud siukest vaipa. Meeter. Ma pean vaatama, kuidas see sinna jääks. Aga 15 eurot. 15 eurot. Terve vaip. Mida? Seal oli nagu ruudukujuline ka. Ja siis 9 euroga saumikser. Ta väga kena nägi välja, metallist see saumiksi nagu osa. Mul ei ole hetkel nagu vaja, aga kellel on vaja, siis 9 euroga saab saumiksri. What the hell? Jah. Aga ma tunnen, et ma jõin seal restos ühe jäälattega ja see tekitas minus mingisuguse ärevuse. Ma tunnen, mul nagu veits halb. Nagu kuidagi nagu süda pukerdab siuke, pea valutab ka, aga see valutab sellest, et mul päevad. Kell on 9 ja ma olen suremise äärel. Reaalselt ma olen suremise äärel. Mu pea valutab, mu kõht valutab. Millegipärast mul on halb olla. Ja ma lihtsalt monteerin seda vlogi ja mu silmad vajuvad kinni. Ja ma otsustasin, et ma ei viitsi võidelda selle unega. Ma lähen magama ja ma ärkan siis varem homme. Panen mingi 7 äratuse. Ja lihtsalt nii ongi. Ma peaksin tegelikult nagu suunama ennast tagasi normaalrütmi, mis oleks minu jaoks see, et ma kuskil 12 ajal lähen magama ja siis 8-9 ajal tõusen. Aga ma lihtsalt, minus ei ole praegust jõudu, ma tahan magama minna. Tere hommikust, käes on laupäev, aga minul on tulemas üsnagi töine päev. Kell saab kohe varsti 9, ma tegelikult tahtsin varem tõusta, aga ma lihtsalt ei suutnud ja ma magasin väga halvasti. Aga siin on mu hommikusöök, munapuder ja leib. Ja siis ma söön ühe kohukese. Ja siis ma filmin ühe koostöö Instagrami jaoks, panen ennast ühtlasi ka valmis. Ja siis salvestan podcasti, sest mul ei ole esmaspäevaks praegu podcasti salvestatud. Ja siis ma vaatan, kas ma jõuan juba hakata seda monteerima, aga päeval, nagu ma juba vist enne mainisin, on mul perega kokkusaamine, nii et siis kella 8 ma lähen sinna. Ja tänast videot toetab Peurer, kelle elektrilist hambaharja ma olen nüüd juba mõnda aega kasutanud. Eile nägite ka mind seda kasutamas. Mina valisin endale sellise klassikalise musta värvi, aga neil on tegelikult selliseid lõbusamaid värve ka valikus ja sellel on siis 5 erinevat režiimi. Ja see annab iga 30 sekundi tagant siis märku, et vahetada asukohta suus nii-öelda ja siis kui sa oled 2 minutit pesnud, siis ilmub ekraanile selline smiley.
ja kui sa pesed vähem kui 2 minutit, siis seal on kurb nägu. Ja see tuli 2 erineva otsikuga ja sellise magnetlaadijaga, mille otsa ta käib. Nii palju, kui mina olen üldse kunagi hambaarstide juures käinud, siis nemad alati soovitavad ka just neid elektrilisi hambaharju, et need puhastavad palju tõhusamad ja mulle see Peureri oma väga meeldib. Ei noh, ma olen ikka hea totakas. Ma arvasin terve aeg, et ma teadsin kindlalt, mis pakil ma eile järgi käisin. Ja et see on see asi, millega mul on vaja koostöö filmida. Ja praegu ma avasin selle paki. Ja tuleb välja, et see oli hoopis teine pakk. Nii et mul ei olegi seda asja, millega koostööd filmida. Mis on ühest küljest kurb, sest et ma olin valmistunud selleks ja ma tahtsin selle ära teha. Aga teisest küljest, see tähendab, et mul on täna vähem tööd. Ja see on tore. Noh, ma panin juba lokitangid sooja, nii et ma siis teen vast lokid endale. Ma võtsin reisile ka kaasa lainelokitangid ja siis tavalised lokitangid. Ja ma ühe korra kasutasin neid lainelokitange. Lihtsalt tahtsingi näha, et kui kaua siis püsivad need lokid selles kliimas. Noh, need püsisid võib-olla, ma ei tea, äkki 4 tundi kokku. Nii et ei olnud seal mõtet absoluutselt enda juukseid kuumtöödelda. Aga ma tõesti kuidagi nagu ei olnud valmistunud selleks, millised need juuksed seal kliimas on. Ja igal pool, kus vaatasid ringi rohkem nagu turistipiirkondades, siis turistidel olidki juuksed krunnis või kuidagi moodi kinni. No minu arust on roosa lihtsalt nii minu värv. Glam sai valmis. Ja nüüd tuleb tuba ümber tõsta ja salvestama hakata. Juhu! Podcast sai salvestatud. Ja mul on veel natukene tunni aega, enne kui ma liikuma pean. Ma ei teagi kohe, mida selle aega teha, kas monteerida vlogi edasi või monteerida podcasti. Podcasti ma ei jõua nagu nii tehtud, nii et ma arvan, et ma jätkan vlogi monteerimisega. See peab nagu nii kiiremini valmis saama kui podcasti episood. Ja tegelikult ma tahaks teile veel teha kiirelt Sri Lanka hauli. Ma ostsin siis mingid suveniire ka sealt, mida perele anda. Ja enne kui ma need laiali jagan, siis ma tahtsin teile ka näidata. Nii, kõigepealt ostsin viirukeid. Sellised. Ongi siis Sri Lankal tehtud. Temple Flower lõhnalised minu arust. Sellised kõige parem lõhn ja issi põletab mul viirukeid kodus, nii et ma mõtlesin, et talle sobiksid need ideaalselt. Siis üks päev oli meil seal hotellis siuke väike nagu laat ja seal oli üks perekond müümas siis selliseid kookosest tehtud kausikesi ja isa maalis siis pilte sinna kausside sisse ja mina võtsin ühe sellise elevantidega ja ühe sellise kilpkonnaga. Mõtlesin, et võtan just sellised, mis nagu resoneeruvad minuga ka ja või kuidagi, mida ma nägin seal või et kuidagi oleks nagu mingisugune seos. Ja nüüd kummagi neist ma tahan endale jätta. Ma arvan, et ma selle kilpkonna jätan endale ja siis selle elevantidega kingin empsile. Ja õel oli nii raske valida, sest et ta on täpselt siukses eas, et tujud ja mõtted muutuvad päris kiiresti. Aga ma ostsin 2 sellist nunnut käevõrukest, kus on siis karbid ja siin siuke meritäht. Lihtsalt midagi sellist nunnut. Ma ei hakka seda vist lahti tegema praegu, pole see nõel selle lahti teha, aga siin on väike roosa elevant sees. Ma olen suht halb suveniiride ostja, sellepärast, et ma ei taha osta mingisuguseid ebapraktilisi asju, vidinaid, nöbinaid, mis jäävad kuskile seisma. Ma tulen ka sellisest väga praktilisest perest, nii et ma alati üritan nagu mõelda, et mida inimesed ära tarbivad, ära kasutavad. Ja siis tihti suveniiride hulgas ei ole väga palju siukseid asju, on lihtsalt mingi nunnu nidi-nodi.
ehk siis ma olin suhteliselt overwhelmed seal suveniiripoodides, aga need asjad ma lõpuks ostsin. Tegelikult ma ostsin veel teed ka, kuna Sri Lankal on tee istandused ja neil on siis see Ceylon black tea, aga need ma juba kinkisin ära. Nii et jah, seda ostsin ka sealt. Tuli vanemat jõuda nii, et mul soe pesu vaatab püksisäärest välja. Mida perset? Tere hommikust! Käes on pühapäeva hommik ja eilse päeva vlog jäi väga lühikeseks, aga ma olin tõesti mingi 5 tundi vist perega istumisel ja seal ma ei filminud ja siis ma tulin koju ja lihtsalt monteerisin oma Sri Lanka vlogi, et see saaks täna ülesse. Ja täna, kui ma ärkasin, kusjuures eile ma läksin kell 11 magama. Nii et ma vaikselt saan tagasi oma tavalisse rütmi. Et ma vist enne mainisin ka, et muidu ma olen nagu iga õhtu kell 8 ära vajunud. Ja siis jah, täna õhtul, täna hommikul ma tõusin ja tegin kohe thumbnaili sellele Sri Lanka vlogile. Siis ma monteerisin kokku ühe reelsi, mida me Aleksandriaga reisil tegime. Ja midagi ma seal telefonis tegin veel kohe nagu töö. Ja üldse ma tunnen, et see vlog ei ole nagu väga fun, aga see pidigi olema aklimatiseerumise vlog igal juhul. Hommikuks, no kell on 11, ma söön oma hernasuppi ja siis ma tegin endale juustuleivad ja vaatan Karini vlogi ja siis tegelikult ma pean kohe monteerima kokku podcasti episoodi, selleni ma eile ei jõudnud. Ja siis loodetavasti poolest päevast ma saan nagu puhkepäeva nautida. Juhuu! Ma sain valmis. Vaadake seda lustakat juuksetutti. Igatahes ma sain valmis podcasti episoodi. Yes, oh my god. Nüüd mul on vaja veel thumbnail teha. Ja siis ma võiks chillida, aga ma tahtsin tegelikult proovida, mu täiega juba käsi sügelab, et ära proovida need Pink Stuff puhastustooted, mis ma Lidlist ostsin, sest et nii mitu inimest kirjutas mulle Instagramis, kui ma jagasin, et ma ostsin need, et ülihead puhastusvahendid. Ja ma kohe ei teagi, mille peal ma esimesena tahaks proovida, võib-olla kuugi vahepeal või. Samas mul see vannitoa kraanikauss on ka praegu natukene siuke. Igatahes ma tahaks veits seda proovida, aga samas ma ei viitsi nagu full koristust küll ette võtta, ma tahan lihtsalt olla. Laske mul elada. Nii et võib-olla ma lihtsalt nagu teile näitamiseks ja iseenda uudishimu rahuldamiseks proovin mingi väikse kohakese. No nii, selline see kraanikauss praegu on. Ja ma ei tea siis, kuidas seda siit täpselt võtma peab. No, võib täitsa rahule jääda. Käes on esmaspäev ja ma tõmban selle vlogi otsad kokku. Mul on tunne, et see sai natuke selline segasumas huvile ja mitte kindlasti mu kõige parem vlog, aga see annab edasi seda, kuidas ma olen ennast tundnud nüüd, kui ma olen puhkuselt tagasi. Natukene all over the place, natukene mitte organiseeritud, aga proovin oma parima anda. Selle vlogiga on täpselt sama lugu. Ma loodan, et see oli siiski mingil määral tore vaatamine. Ja näeme juba järgmises vlogis, mis saab loodetavasti olema tegusam ja organiseeritum. Tšau!